Kristin tahtis, et ma ütleks midagi algusesse. See on meie salajane projekt nüüd. Vänkar 1.0. See on vänkar. See on vänkar, jutul lõpp. Ühesõnaga, tere tulemast, siis ma eeldan selle YouTube'i kanali esimesele videole. Ma ütlen kohe ära, et see tuleb mitmest seeriast, sest et ehitamist oli palju, mähkimist oli palju. No arvestades, et me tegime seda 10 kuud, siis oli palju. Okei, mõni kuu seal vahel vist oli siuke vaiksem, kus me ei toimetanud sellega väga. Jah, vahepeal olid augud jah. Otseselt kiiret ei olnud. Siinkohal saab kohe ära öelda, et see videoseeria siis ei ole kohe kindlasti õpetlik ega ka mingi how to, kuidas teha, vaid see on pigem informatiivne video. Mida mitte teha? Võib-olla need peatükid või need tulevad kronoloogilises järjekorras, seega me võtame nii, nagu meil reaalselt oli. Eks te näete reaalselt seda, kuidas see asi meie käes siis nii-öelda valmis. Esimeses saates, esimeses kohas me alustame kohe algusest. Ehk siis kõige esimese asjana alustasime me tühjendamisega. Me otsustasime, et kuni juhi istmete või esimeste istmeteni kõik paljaks. Seinapaneelid välja, laepaneelid välja, istmed tõstsime välja, vaheseina võtsime välja. Põrand nendel istme, nendel aukudel olid mingid kraed ümber. Mis teed seal? Eemaldame sellised plastiktrimme. Need võtsime ära. Ja siis me avastasime, et seal põrandal on niisugune, kuidas öelda, niisugune nagu pehme materjal oli, niisugune mingi nuustikusarane või niisugune svammias. Ja kummikatte on seal peal. Jah, et algul me mõtlesime, peame selle ka ära võtma, aga siis Kristi, ma mäletan, guugeldas veidi. Tubli guugeldamise tulemusena leidsime veel mingid sakslased, kes olid teinud ka transporteri bussist, ütlesid, et seal all selle põranda, selle kummi all juba on see sama isolatsioonimaterjal, mida me seintesse tahtsime panna. Nii et me ei hakanud seda põrandat üldse lahti kiskuma. Ilmselt ka lõppkokkuvõttes parem, et kui seal midagi peaks maha minema või kuskilt nirisema, siis ta ei lähe kuskile bussi alla, vaid jääb selle kummikatte peale pidama. Põhimõtteliselt sellega tühjendamise poole pealt sellega oli kõik. Sealt juba tundus, et Jaa, sealt väga lootustandav oli. Üritus oli lootustandav. Aga niipea kui buss oli tühjaks tehtud, tuli siis kohe number 2 järgi. Hakkasime ette valmistama põrandaid, sest et kuidas millele muule seda ikka peale ehitatud põrandale. Põrandate ehitamiseks sinna me tahtsime panna ühe suure vineeri sisse. Aga kuidas me seda vineeri saime välja lõigata, selle jaoks pidi tegema ju šabloonid. Kuidas me neid šabloone tegime? Täpselt ise ka ei teadnud. Ragnar käis pakendikeskuses. Jah, ma käisin pakendikeskuses. Ostis mingi 15 tükki või? Palju sa ostsid neid pappe? Mingi 1,5 korda meeter, mingid papitükid. Millest tegelikult oli kasu. Me pärast kasutasime neid värvimisel all ja siis me saime veel nendest mingeid šabloone teha, voodişablooni ja õlitasime nende peal, ühesõnaga väga otstarvekas. Me võtsime selle põranda kuju sisse ja samamoodi siis tõstsime selle ümber siis põranda vineeri peale. Mis tegema hakkas? Ma ei tea. Sa ei tea või? Midagi õudselt. See õudne on põrand. Jah, sellepärast see õudne ongi. Esimene suur asi. Mida me olime saanud põranda vineer oli siis meil niiskuskindel vineer. See on see tume vineer, kui te olete näinud, mis on pealt tumepruun, peaaegu must. See vineer, see on 15 mm paks, seega piisav, et see sinu jala all ei hakkaks katkima ja krõbisema. Siis me tõstsime selle šablooni sinna selle põranda vineeri peale ja siis jonistasime peale ja tiksa ja erinevate lattsaagide ja saagide ja asjadega. Sirgetääred sai latiga ja väiksed kumerused, sest et transporteri buss, talle saksa insenerid, nagu ma olen öelnud, alati meeldib mingid kumerusi ja kõverusi teha. Nemad ei tee sirgeid asju. Seega väga palju sükest käsitöö nikerdamist oli seal põrandal. Neid tuleb ka pärast veel, kui te siis näete. Põranda vineeriga oli see probleem, et põranda vineer ei olnud tegelikult nii lai, kui on bussi põrand, mis meil vaja oli. Sinna jäi umbes 15 senti puudu. Ja siis me pidime eraldi liistu tegema veel juurde. Kinnitasime mingite plaatidega, metallplaatidega selle sinna külge ja aga sellest ei olnud erilist vahet, sest ta jäi kappi alla see äär. Kui meil see vineer lõpuks nagu valmis oli, siis me tõstsime ta sinna sisse. See oli omaette tegevus, sellepärast, et ta ei läinud sinna sirgelt sisse, pidi nurga all minema, särgid, värgid, trigimigi. Pluss ei ole just kõige kergem.
15 millimeetrit, umbes 2,5 meetrit pikk ja 1,5 meetrit lai vineeritükk ei ole jah tõesti. Sa pead astuma veel sinna bussi tagurpidi ka veel ja siis... See, kuidas me ta maa külge või selle põranda külge ära fikseerisime, olid bussil on need nii-öelda aasad põranda sees, kinnitusrühmade aasad, et saaks koormat kinnitada. Aga need on boltidega bussi kerega kinni pandud ja me mõtlesime, et me kasutame need ära, et me hakkame ära kaotama ja lasime siis vineeri sisse samamoodi augud sisse ja uputasime need see sisse. Aga mäletad sa, mis sellega oli või? Puurisime augud ära, aga need jäid liiga väiksed, olid või? Ja siis me ei leidnud enam ju, kui auk on ette puuritud, siis ei saa enam tsentrit, ehk siis sellega sa ei saa nagu suuremaks lasta. Ehk siis meil oli väike viil ja hästi kiiresti. Ragnar oli selles professionaalsem, ma ei jaksanud väga palju nööpida. Ja põrand oli sees ja lõpuks boltidega ilusti kinni ja laksaki põrand olemas. Ja need augud jäid meil kõik nagu kaetult, et ühele poole kapp ja teisele poole diivan ja ükski nagu lihtsalt meile kuskil, kuna need olid äärtes, siis keset põrandat midagi nagu paistma ei jäänud. Välja paistma ei jäänud, ehk siis need on seal kappi all ilusti peidus. Ja järgmisena põrand oli olemas, aga see põrand, kes ikka vineeri peal käia tahab. Sinna on vaja natukene midagi peale panna. Mis me tegime? Otsisime läbi kõik ehituspoed, et leida ilusat PVC põrandakatet, mida sinna peale liimida. Sest mingit parketti ei hakka sinna panema, läheb juba raskeks. Ja tänapäeval on väga ilusaid PVC põrandakatteid. Ja need on pehmed. Ehk siis seal on hea jala all käia jälle. Veel natukene pehmemaks ta puitpinda seal. Ja otsime selle põrandavineeri jälle bussist välja. Keerasime selle PVC katte tagurpidi, siis joonistasime sinna peale selle kuju ja siis lõikasime välja, aga siis oli vaja sinna sisse saada ka toolide augud ja neid enam polnud nii lihtne saada sinna. Joonistasime küll need tagurpidi sinna peale, aga neid välja lõigata oli jube halb. Ega need kokkuvõttes, see on võib-olla üks asi, millega ma ka ma ei tea, kuidas seda oleks saanud paremini teha, aga et mis on paistma jäänud, kuna pidime sinna aukudele need katted tegema, mis on ikkagi ära käidavad, et sinna istmeid saaks panna. Aga et kui see kõik oli välja lõigatud, mis siis hakkas pihta? Siis hakkas tants ja trall hakkas pihta. Pole meist kumbki näinud ega kuulnud ega teadnud, kuidas põrandakatet liimida. Guugeldasime, leidsime mingi liimi. Eskaro kattefix põrandaliim. Kuidas töötab? Ei tea. Kohe varsti saame teada. Sain teada, et mingi kamm peab seal olema. See on niisugune pahtlilabida moodi kamm. Ja läksime ehituspoodi. Seal oli igas suuruses kamme. Täpselt ei teadnud, millise võtma peame. Võtsime suvalise. Ja siis otsustasime, tunnistan, mina otsustasin, et me liimime bussis sees. Sellepärast, et mina tahtsin sina tahtsid seda väljas liimida. Sellepärast ma algul mõtlesingi, et seda õues teha. Siis sa ei pea nende äärte asjade pärast muretsema. Aga ma ei tea, mis põhjusel ma seda tahtsin seal sees teha. Ühesõnaga, teeme bussis sees ja alustame eest otsast juhi ja kõrvalistuja tagant. Tõmbasime esimesed liimi rivad maha. Mina vaatasin ka, et kuidagi nagu vähe on seda liimi, et kurat see matti, kuidas see peab siin peal püsima ka ja siis me võtsime ühiselt otsuse vastu, et paneme juurde. Siin tuleb ikka kurat valada seda. Vaatad sa sinna auku oli vala? Ärge pange põrandaliimi võimalikult nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Me panime mõnuga. Läksime selle esimese, matt oli kokku rullitud, hakkasime seda lahti rullima. Ma tõmbasin ette liimi maha, rullisime maha. Siis oli mina Taino rulliga. Seda ma lugesin kuskilt, et Taino rulliga tuleb seda PVC põrandakatted rullida, et kõik need mullikohad ja värgid, et see siledalt sinna kinni saada. Juba esimene rullitõmme lappas lihtsalt. Sellepärast... Siis me hakkasime nägema vaikselt, et asi hakkab lappa minema ja siis selleks ajaks ma olin juba edasi ka pannud seda liimi mõnuga. Seda liimi oli liiga palju seal all ja see kogu põrand sealt, see esimene, ütleme, mingi 0,5 meetrit sellest esimene põrandast sealt eest nagu niimoodi mullitas või sellised muhud olid, need liim oli kogunenud
ja siis Kristin lihtsalt taigna rulliga andis hagu ja rullis seda nagu sinna ääre poole ja siis äärest nagu välja. Jah, aga see tuli kõik sinna juhi ja esiistmete nagu, või juhi ja kõrvalistuja sinna vahele sellesse prikku, mis sinna vineeri ja siis selle plastiku või selle vahele jäi. Siis ma proovisin seda nii palju kui võimalik ära saada. Veits õnnestus, aga ikkagi see kuivas meile lõpuks sinna vahesse ära niimoodi, et me mingi järgmised pool päeva lihtsalt puhastasime seda vahekäiku seal. Siin natukene möksib läga on veel. Kuskilt hakkas natukene mingi paar milli jooksis viltu, nii et üks äär jäi vineer jäi paistma ja teiselt poolt oli natukene seda PVC katet üle. Üldpildis saime kõva kogemuse. Ja see oli umbes esimene asi, mida me tegime ja sealt juba mul oli nagu mingi cancel. Ma ei taha seda enam teha. Lõpetame ära. Esimene mitmest, kus me mõtlesime, et mis asja me teeme. Põranda oli meil valmis, aga meile need ääred ei meeldi või ma arvan, et tol hetkel ma arvasin, et sulle ei meeldi, sest mina olen leplik paljude asjadega, aga ma arvan, et kui ma oleks selle bussi enda järgi teinud, siis me oleks palju halvema tulemuse saanud. Aga siis oli vaja põranda ära viimistleda, ehk siis need ääred kord. Ja sinna me panime lihtsalt selle mingi alumiinium, selle profiili siukse õhukese. Selle lõiksime õigesse tükki ja lasime kruvidega vineeri küljest sisse. Tagapool oli siukene kaarega, aga see paindus, selle sai hästi teha. Aga külje ukse see aste, see on siukse kaarega ja siis seal ees mina pedant ütlesin, et seal peab olema veel sinna kõrvalistuja juurde siuke nurgake ka veel tulema. Ja seal tekib siukene, et muidu kui see aste tuleks nagu sirgelt lõpuni ja siis läheks järgmises suunas, pidi tulema nagu tõng sisse. Tegime siukse edasi. Ja siis see metall tuli ka nagu pedant Vol 2. See metall, see profiil pidi ühes tükis olema. Ei saanud nagu otsi jätta ühenduskohta. See pidi ühes tükis olema. Ja siis muidugi, Ragnar, palun tee. Oled insener või ei ole siis? No teed. Ilmselgelt olen. Ja. Lõpuks see, mis sellest ühest pikast rivist sai, oli siukene S-täht. Igate pidi painutatud. Ja painutasime siin samas kodus paku peal kuskil. Paku ja trepi ääre peal kuidagi lihtsalt mingi haamriga lõime midagi. Ja siis, kui me seda põranda liistu panime, siis oligi see sama küürimine ka. Ma arvan, et sellest vist oli ka klipp isegi, kus me seda vahekäiku, mina küürisin seda vahekäiku nuustiku ja seebi veega. Ma oleks andnud otsad, see oleks nii närvi läinud. Ja. Natuke mitte nii lõbusat tööd ka. Vaata, kui esimest korda põrandat tiimida ei oska. On meil mõni lõbus töö siin ka anda? No on ju, teised on lõbusad ikkagi, sa saad teha uut asja. See põranda liimimine ei olnud väga lõbus. No see oli natuke kehve. Need on tagajärjed. Vot. Aga see on praegu sissejuhatus siis praegu sellele, mis edasi tulema hakkab. Seega esimese osana praegu oleme me saanud siis põranda valmis ja siis muidugi bussi koha algusest tühjaks ka. Aga meie praegu siis teeme pausi ja jätkame juba siis järgmises saates.